Eesti Rahva Autokool. Autoga on mõnus sõita ja autot on põnev juhtida. Aga kas autojuhiks sobib igaüks ja kes ei tohiks autorooli istuda? Kindlasti tahavad inimesed kõik sõita. Et see on nagu selge ja eestlane on ju sündinud rool käes. Ja nüüd on see küsimus, et kui inimene tegelikult teab oma puudusi, oma vigasid ja arvestab sellega liikluses, siis nagu võiks väga hästi ka sõita. Kahjuks me ei ole nii väga enesekriitilised. Et kindlasti peaksid väga palju kaaluma sellised inimesed autojuhiks olemist, kes siis on näiteks närvilisemad või siis ei saa teiste inimesega hästi hakkama. Sellepärast, et see nagu tekitab probleeme kindlasti ka liikluses, nii nagu ka kuskil mujal elus. Ja kui liikluses tekivad probleemid kaasliikadega, see võimendub ja sellest võivad tekkida nagu väga suured konfliktolukorrad. Autojuhtimine on täna seadusega piiratud lastel, noorukitel, nendel inimestel, kellel on siis mingisugune raske terviserike, olgu ta siis füüsiline või vaimne, ja seda just seepärast, et auto on potentsiaalne ohuallikas ja autoroolis olemine on väga tõsine vastutus. Siit jähkuvalt ka siis järgmine teema, et kui me oleme täna üsna nõus sellega, et alkoholijoobes või narkootiliste ainete või ravimite mõju all oleval inimesel ei ole lubatud autos sõita ja see on karistatav tegevus, siis see sama laieneb ka nendele inimestele, kes põevad hoogudega kulgevaid haigusi, mis võivad ajutiselt inimese teovõime ära võtta ja seega siis ka need inimesed, kes selliseid haigusi põevad, millel võivad esineda haiguse ägenemised ootamatud, ei peaks olema kohta autorooli. Ehkki täna me räägime üha rohkem sellest, et riigil on väga suur vastutus indiviidi ees, siis nendes situatsioonides kasvab iga aastaga just nimelt indiviidi vastutus ka ühiskonna ees, sest olles näiteks autoroolis ja teades, et ma olen sellise haiguse põdeja, mida alati ravimitega 100% ei ole võimalik kontrolli all hoida, olema väga tõsine ohuallikas ja siin on väga suur roll inimesele endal sellest aru saada, seda endale tunnistada ja näiteks koostöös oma arstiga otsustada, millisel aastaajal või millisel perioodil oleks mõistlikum autoroolist eemal olla või ajada oma asju nii ära, et keegi teine on minu peres autoroolis. Olenemata sellest, et me oleme juriidiliselt ja meditsiiniliselt kõik dokumendid kätte saanud, et me võime juhtida ja meil on võib-olla isegi juhtimisõigus olemas ja juhilood olemas, siis ikkagi me peaksime selle peale mõtlema, kas üldse mul on autot vaja, kas üldse ma peaksingi sinna liiklusesse ise minema juhina või siis olenevalt siis ka päevast võiks alati nagu mõelda selle peale, et tänane päev millegipärast mingisuguste uudiste mõjul on mulle mõjunud natukese teistmoodi ja ma ei peaks täna kindlasti minema sinna rooli, sellepärast et mul võivad olla seal mingisugused tähelepanematused, mul on oma mõtetega mujal. Sattudes olukorda, kus sa näed, et on kaasinimesega juhtunud autoavari, kindlasti esimese asjana me kõik ehmume, me kõik oleme ärevas, esimese asjana võta ja helista 112 või 110, teata sellest juhtunust ja üldjuhul, kui sa ei oska midagi ette võtta, saad sa sealt ka piisavaid nõuandeid. Terveks eluks vajalik.